Tšau kõigile, mina olen siin Maksimiga, Maksuga. Tema on siis meil praegu selline pereliige, et tema on tegelikult müügis ja ta on siis Pomeran ja ta on täpselt samasugune nagu Bibi ja nad on isegi Bibiga sugulased. Aga täna on siis Maksul juuksurijääg ja ma mõtlesin, et ma näitan siis, milline Maksu enne ja pärast juuksurit välja näeb. Kas sa ei taha juuksurisse minna või? Ta jäi seisma siin praegu lihtsalt niisama. Okei, ma olen omadega jumalaut. Ma läksin siis siia loomakliinikusse. Helistasin sinna numbrile, seal oli uks kinni, öeldi, et nad on Aleksandri tänaval, sõitsin sinna 5 mintsa. Helistan, meil ei ole aega kinni pandud. Okei, siis ema muidu pani selle aja kinni, et see on ema kutsaga ja siis tema korraldas seda. Ja siis emps helistab, et ei, neil on ikka aeg, et mine tagasi sinna tänavale. Siis ma tulin tagasi ja siis ma ei leia seda ust ja see oli ikkagi seesama loomakliiniku uks. Aga seal oli üks number ja seal kõrval oli teine number, kuhu ma läksin pidanud helistama. Aga nagu kuidas mina seda tean, mis numbrile ma pean helistama. Nagu mingit täpset infot ei olnud seega, ma olen pissed off. Aga vähemalt koer sai siis lõikusele pool tundi hiljem ja kuskil 2 tundi läheb ilmselt. Siis ongi, ma lähen lastele lasteaedaga järgi. Ilmselgelt. Ma neid täna sinna ei jäta. Ja siis Roman tahtis minna batuudikeskusesse, me pole ammu käinud. Ja võtame Adeliinega kaasa mu sõbranna tütruku, et neil oleks siis koos vahvam. Koos on ikka toredam. Long time no vlog, et millega ma siin tegelen ja mida ma korraldan ja mis jama ma siin kokku keeran. Holy, mis nüüd juhtus? Mul tuli meelde, ma lähen ühele loosimängu võidule järgi, ma võitsin kastitäie Dünamiit energiajooki ja Kasparil tuleb sünnipäev, et ma kingin selle Kasparile. Ma loodan, et seda vlogi ei vaata, aga igastes kui vaatab, siis jah, need on sulle. Ja siis ma tahan minna Circle K'sse seda jääkohvi võtma, ma pole never võtnud sealt ja täna on 110 kraadi. I need it. Nüüd suumi sisse. Tartu linnas selline koht. Excellent. Ma sain kätte, Sükene väike kast oli hoopis, ma arvasin, et suurem, aga hea, et üldse midagi sai. Läheb ka Milla turvatooli, rakmed peale, okei, joke. Ja mu kohviaparaat on paranduses, ma ei viitsi ausalt öeldes sellele järgi minna. See on kuskil teises linna otsas ja siis ma võtan jääkohvi. Mul on kohvikriis. Ma sain kuidagi selle aparaadiga seal hakkama. Seda külma kohvi sealt oli suht raske üles leida. Ma ei tea, kuidas ma selle isegi sain. Ma võtsin mingi kange cappuccino ja see on tõesti kange. Aga see on tõesti väga hea. Praegu ma ei suudaks küll kuuma kohvi juua ja see on nagu top notch, mis iganes. See on nagu cherry. Kuidas see võetakse? Ma ei oska ütlusi. Mida ma üldse oskan siin elus. Aga see on tõesti väga hea. See on Circle K oma. Kui sa oled seda jääkohvi proovinud, siis mida sa tavaliselt võtad? Kas sa võtad selle tavalise cappuccinoga ja siis paned sinna suhkrut ka veel? Ma arvan, kui seda suhkruga... Miks ma nii kiiresti räägin? Nagu ma ei saa isegi aru, mida ma räägin. Mida iganes. Lähme edasi. Mul on üks pakk. Siin on see karp siis, mille ma võtsin pakiautomaadist ja tegelikult ma alustaks sellest, et ma tahan öelda, et number 1 asi, mis mulle suve puhul ei meeldi, on see, et on sääsnud. Number 2 asi suve puhul mulle ei meeldi see, kui tihti ma pean oma jalgu raseerima, sest ilmselgelt me tahame käia ju seelikutega, lühikeste pükstega ja siis on suht esteetiline kui jalgu raseerida, sest mulle ei meeldi karvaste jalgadega ringi käia. Ja see nõuab tööd, eks ole, tööd. Abestorist saab tellida raseerimisvahendeid ja püsikliendile on siis ka -15%, mis on nagu
väga suur summa, sest neid kulub palju. Ma just hiljuti avastasin, et Veenusel on eraldi siis intiimpiirkonna jaoks raseerija. Ma olen alati tavaliste nende Veenuse raseerijatega teinud. Ma ei teadnud, et osad on nagu keha ja jala jaoks, aga siis on eraldi neil ka siis intiimpiirkonna jaoks. Ja see on selline hästi peenete teradega ja see ei ärrita nahka ja I'm excited! Vaadake neid ja te saate kohe öelda, et aga ma pole poes näinud selliseid värvilisi karpe. No ja mina ka ei ole. Nagu Avestoris ainult on sellised, mina olen Avestoris ainult näinud ja sugarberry lõhnaga ja see on siis see kookos. Siin on selline satin keerilt siis cleanser ja shaver, et sellega võib ka siis puhastada intiimpiirkonda ja siis raseerida ja see on selline nagu keeljas, et kui sa selle peale paned, siis see püsib ilusti koha peal ja sa näed ilusti raseerida. Ja enne seda siis, et nahka ette valmistada, ma võtsin sellise kooria, mis on nagu väga oluline, kui sa tahad, et see tulemus oleks veelgi siledam, püsiks veelgi kauem. On selline Daily Serum. See on ka nagu väga huvitav mingisugune toode ja ma ei ole seda seeriat kuskil varem poodides näinud, aga Avestoris siis saad vaadata lähemalt. Püsikliendiks liitudes saad sa -15% ja lisaks sellele, et seal on Veenustooteid, Satin Care tooteid, on seal ka palju muud, seega vaata üle, mida sul kodus vaja läheb ja telli endale kõik pakiautomaati 2-3 tööpäevaga või kui sa oled laisk ja unustad kogu aeg selle raseerija osta, siis mine lihtsamat teed pidi. Nüüd sai ilusti ära lõikatud, enne oli nagu väikene näts, nägi välja ära näritud näts. Aga nüüd on siukse pehme valge pepuga. Tups, 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 tups. Isse? Mina. Sina oled siin või? Kus sa käisid? Siin? Lasteaias, jah? Kuidas meeldis? Kas me lähme nüüd Adeliinega mängima? Lähme batuudikeskusesse? Ja võtame venna ka kaasa. Kas ta ütleb tere? Näe, ta naeratab sulle, Mimmilisu. Hea nägu. Ta on nii armas, kui ta ütleb Maks. Siia Maks. Ja olemegi batuudikeskuses. Ja kes hüppab kõrgemale, kes hüppab kõrgemale. Sina, Mimmi, või? Päris kõrgele ja niimoodi. Vau! Mulle meeldib siin, sellepärast siin on kõik need laste mänguautomaadid on tasuta. Seega Roven saab alati oma automaadi mängimist isu siin ära ja ka Milla ronib sinna, kuhu ei tohi. Siia ei tohi ronida. See ei ole minu laps. Mida asja? Okei. 2 või? Kuidas meeldis batuudikeskuses? Hästi. Hästi meeldis. Mis me edasi teeme? Lähme mängukale. Kas lähme linna mängukale või? Jaa. Tahate, seal on täna värske õhk. Sain 4 portsu kommi. Mida pekki? Sa tead, et teised on selle otsas. Minu laps. Appi, sul on täiesti punane keel. Su keel on nagu maasikas su keel. Praegu on nii mõnus, ei ole kuum ka. Ja kõik lapsed, okei, üks laps on siin õnneks kõva valvaja. Aasta lapsevanem. Ma ei tea isegi, kus minu laps on. Häbi. Nägusid sa oskad teha? Nii! Adeliinele seakõrvapirukad, Rovenile siis kabja kukkel ja... Mulle panjuga mitte seda. Ei, sina saad vaiksele siga toidu. Väikene snäkipeatus, väike salat, väike pitsa. Kui äge. Mõtle, suvi tuleb ja siis saate niimoodi veepidu teha. Lenga.
Vaadake, kui lahe tünnisaun on tädi Moonikal. Jaa. Emme saab ka siia äkki kunagi tulla. Siin on saun, hästi lahe. Siin on Mimmi värgends. Issand, sa näed nii must välja. Sind on vaja voolikuga üle loputada. Kallid Adeliine lapsevanemad, kui te näete praegu seda videot, siis mina ei lasknud neil veega mängida. Mina ei vastuta. Kui teie aed on üle ujutatud, sorry. Noot. Anna vennale ka. Ei anna vennale või? Tip, 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 tip. Ja siis niimoodi. Nii, venna kord. Nii, lämme ära koju. Aitab tänaseks küll. Kui see tuleb selline väsinud preili.